Mis on ühiskond? See on üks neist küsimustest, mis tundub ju nii lihtne, eks ole, aga kui hakata sügavamalt mõtlema, siis vastus, see on tegelikult palju keerulisem ja ma ütleks isegi üllatavam, kui esmapilgul paistab. Vaatamegi nüüd lähemalt, mis meid siis tegelikult kokku seob. Okei, alustame ühe pildiga, mis on tegelikult ka väike mõistatus, vaatage seda. Mees täiesti üksi metsas. Eemal kõigest ja kõigist. Ja siit tulebki see kõige tähtsam küsimus. Kas tema on osa ühiskonnast? Mõelge korraks, mis te ise arvate. Me tuleme selle juurde kohe tagasi, aga kõigepealt on meil vaja ühte asja. Definitsiooni. Kõige lihtsamalt öeldes, ühiskond on, grupp inimesi, kes elavad koos, aga siin on konks. See kõige tähtsam osa on see, et nad suhtlevad omavahel. Just see suhtlus ongi see võti, sest ilma selleta oleme lihtsalt hulk inimesi ühes kohas, mitte päriselt ühtne kogukond. Ja see viibki meid meie esimese suure teema juurde. Suhtlus. See on nagu nähtamatu side, mis meid kõiki koos hoiab. Aga mida see sõna suhtlus tegelikult üldse tähendab? See on palju enamat kui lihtsalt sõnad, mida me ütleme või kirjutame. Mõelge korraks. Me suhtleme ju kogu aeg, oma kehakeelega, näoilmetega, žestidega. Isegi üks lihtne liiklusmärk on ju tegelikult selge ja arusaadu suhtlusvorm. Põhimõtteliselt peaaegu kõik, mida me teeme, kannab endas mingi sõnumit teistele. Vaatame nüüd näiteks ühte sümbolit. Ka see on ju suhtlusvahend, eks ole? Aga nüüd küsimus teile. Kas te saate aru, mida see tähendab? Ma pakun, et enamiku jaoks on see lihtsalt ilus musta tindiga tehtud joonistus. Sellel ei ole justkui iseenesest mingit tähendust. Aga mis siis, kui ma ütlen teile, et see on Hiina hieroglüüf Fu ja see tähendab õnn? Järjest on sellel tähenduseks ja see tähendus ei tule sümbolist endast. Ei, see tuleb meie ühisest kokkuleppest, et just see märk tähendab just seda asja. Ja siin ongi kogu asja konks. Just see ühine arusaam, ühised tähendused, ühised väärtused, see muudabki võõrad inimesed ühiskonnaks. See on see liim, mis meid koos hoiab. Okei, aga lähme edasi. Vaatame, kuidas see võrgustik tegelikult veelgi laiemaks ja sügavamaks muutub. Asi ei piirdu ainult otsese suhtlusega. On olemas ka, nähtamatu võrgustik, mis ulatub läbi aja. Mõelge korraks sellele. Me oleme iga päev seotud lugematu arvu inimestega, keda me mitte kunagi ei kohta. Kuidas see võimalik on? Väga lihtsalt. Nende loodud asjade ja teenuste kaudu, mida me kasutame. Võtame ühe täiesti tavalise asja, bussisõidu. Loomulikult oled sa seotud bussijuhiga, aga see on alles algus. Sa oled seotud ka töölistega, kes selle bussi kokku panid, inseneridega, kes selle disainisid, ja kui me läheme ajas veel kaugemale tagasi, siis isegi selle inimesega, kes kunagi ammu leitas ratta. See on ju päris uskumatu, kui sellele niimoodi mõelda, eks. Ja see võrgustik, see ei ole piiratud ainult olevikuga. Absoluutselt mitte. Me oleme tegelikult väga sügavalt seotud ka nendega, kes elasid ammu enne meid. Näiteks on siin üks mõte 65-aastaselt Ann Leenalt. Ta ütleb, ma elan majas, mis ehitati 300 aastat tagasi. Kelle koduks on see maja olnud 300 aasta jooksul, millist elu on need inimesed elanud? See on nii hea küsimus, sest see toob ajaloo meile kuidagi väga lähedale. Iga vana hoone, iga raamat, iga tänav on side mineviku inimeste ja nende eludega. Just, kui vaadata sellist tänavat, siis on praegu võimalik tunda nende sadade aastate jooksul siin kõndinud inimeste samme. Me elame sõna otseses mõttes nende loodud maailmas. Aga see pole veel kõik. See side toimib ka teises suunas, tulevikku. Me oleme ühenduses ka nendega, kes pole veel sündinudki. Kuidas? Iga kord, kui keegi istutab puu, siis ta teeb seda ju tulevastele põlvedele mõeldes, või kirjutab raamatu, mida loetakse veel aastate pärast, või ehitab maja, mis püsib sajandeid. Kõik need on tegelikult sõnumid tulevikku. Need on teod, mis loovad suhte inimestega, kes elavad siin võib-olla aastakümnete või isegi sajandeite pärast. Nii, nüüd kui me oleme näinud seda tohutut nähtamatut võrgustikku, on aeg minna tagasi sinna, kust me alustasime. Meie algse küsimuse juurde. Niisiis, tagasi meie mehe juurde metsas. Arvestades nüüd kõike seda, mida me teame suhtlusest ja nendest varjatud sidemetest, mis te nüüd arvate? Kas tema on osa ühiskonnast? Vastus on täiesti selge ja võib-olla ka natuke üllatav. Jah, absoluutselt. Isegi erakud on ühiskonna liikmed. Miks nii? Sest isegi see otsus eemalduda teistega mitte suhelda on iseenesest suhtlusakt. See on oma väärtushinnangute ja oma suhtumise väljendamine ühiskonna suhtes. Ta on sellega dialoogis, isegi oma vaikimisega.
niisiis, siin ongi ehk selle lühikese käsitluse kõige olulisem mõte. Ühiskond ei ole lihtsalt, hunnik inimesi. See on midagi palju enamat. See on imeline, keerukas ja nähtamatu võrgustik, mis meid kõiki ühendab. Läbi ühiste tähenduste, läbi meie tegude ja, mis kõige olulisem, läbi aja enda. Nii et järgmine kord, kui te ringi vaatate, mõelge korraks kõikidele nendele sidemetele, nii nähtavatele kui ka nähtamatutele, ja küsige endalt, kellega olen mina ühenduses just siin ja praegu.